Seltskond entusiaste soovib rajada Eestisse tuumajaama. Maailmas on aga tuumaenergia tähtsus selges langustrendis. Ja Eestis ei ole ligilähedaseltki piisavalt sellekohast teadmist ega nõudlust. Siia aatomijaama ehitamine oleks justkui ebaloogiline. Aga see ongi. Kes on selle veidra plaani taga? 1960. aastate keskel kaalus Nõukogude Liit võimalust rajada ühte esimest tuumajaama just siia Eestisse, Võrtsjärve kaldale. Kohaliku geoloogina kaasati eeluuringutesse tollane noor teadur Anto Raukas. Võrtsjärv siiski tuumajaama jaoks ei sobinud. Kõnealune jaam rajati Eesti piiri taha Sosnovyj Bori. See on tänaseni üks vanimaid tuumajaamu Venemaal. Ligi pool sajandit hiljem otsis Eesti Energia võimalust lüüa osanikuna kaasa Leedu uue tuumajaama ehitusel. Protsessis osalesid Eesti Energia tollane finantsjuht ja hilisem juhatuse esimees Sandor Liive ning nõukogu esimees Urmas Sõõrumaa. Baltimaade tuumakoostööst ei tulnud aga midagi välja. Siiski oli Sandor Liive jõudnud juba saata Eesti maksumaksja raha eest välismaale tuumatehnoloogiat õppima 3 Tallinna Tehnikaülikooli magistranti. Uuesti tärganud unistus oma tuumajaamast pani 2008. aastal Anto Raukase koos mõttekaaslastega looma mittetulundusühingut Eesti tuumajaam. Tunnustatud akadeemiku kõrval olid seal näiteks erafirmad KMG Inseneriihitus, Estank, Scanweld ja inimesed Sõõrumaa firmast Ben Energy. Nad kõik lootsid lubatud tuumajaama ehitusest pisut raha teenida. Ühingusse kuulusid ka alustavad teadlased Henri Ormus ja Mait Müntel, aga näiteks ka noorpoliitik Kalle Palling, kelle tähelennu lõpetas kuriteokahtlus Reformierakonnale varjatud annetuste vahendamise eest. Loodud mittetulundusühingu etteotsa sätiti noormees nimega Kalev Kallemets. Kalev Kallemets oli juba 18-aastaselt astunud Reformierakonda. Peagi tõusis ta nooraravate organisatsiooni juhiks, luues edasiseks karjääriks olulisi poliitsidemeid. Tuumajaama MTÜ raames sai ta ülesandeks koostada analüüs, mis näitaks veenvalt, et Leedu plaanide asemel oleks kohalikele tuumaentusiastidele majanduslikult palju kasulikum ehitada tuumajaam hoopis Eestisse. Uue tegevjuhi innukust märgati kiiresti ning Urmas Sõõrumaa rahastas Kallemetsa enesetäiendust. Nii saadeti ta 2-nädalasele tuumaenergeetika ökonoomika kursusele Müncheni Tehnikaülikoolis Saksamaal. Vajalikud sidemed on viinud Kallemetsa aastatel 2018–2019 Eesti geoloogiateenistuse asedirektoriks. Seal olles jätkas ta varem Viru keemiagrupis alustatud maavarade kaevandamist ja aukude puurimist. Ta on olnud ka Ida-Virumaa tööstusalade arenduse nõukogu esimees. Seega head suhted tulevase tuumajaama suurklientidega olid samuti olemas. Sandor Liive lahkus Eesti Energiast 2014. aastal ning on seejärel otsinud väljakutseid väga erinevates ettevõtmistes. Olles põletanud Eesti maksumaksja raha äpardunud põlevkiviprojektiga Ameerika Ühendriikides, olid tal tekkinud soojad suhted sealsete energeetikutega. Veel 2014. aastal ei pidanud Sandor Liive tuumajaama Eestis mõistuspäraseks. Üks on nagu selge, et täna ei ole olemas niisugust odavat tuumaenergiat. Kuid teda hakkas köitma mitmete Põhja-Ameerika väikefirmade reklaamitav pisikeste tuumajaamade kontseptsioon. Eesti tuumaunistuse uue laine eestkõnelejaks sobis Sandor Liivele entusiastlik müügimees Kalev Kallemets väga hästi. Vahepeal varjusurmas olnud MTÜ Facebooki lehel toimuv tuumapropaganda sai uue hoo sisse 2019. aasta alguses. Sama aasta veebruaris panid Sandor Liive ja Kalev Kallemets püsti osaühingu Fermi Energia. Tänu Sandor Liive korraldustele varem Eesti maksumaksja raha eest Rootsis hea hariduse saanud noored teadlased osutasid vastuteene. Nad tulid oma teadmiste, kontaktide ja kogemustega Liive uue eraettevõtte väikeosanikeks ja ajudeks. Maksumaksjale oleks kahtlemata kasulikum olnud neid nutikaid inimesi rakendada näiteks sõltumatu riikliku tuumajärelevalve rajamisel. Merja Pukari töötab Rootsis Vattenfalli tuumajaamas. Doktorikraadini mitte jõudnud Henri Ormus aitab Soome Fennovoimal rajada Vene Rossatomi reaktoreid Hankivil.
Teadusega jäid Rootsi Kuningliku Tehnoloogia Instituudi tuumaohutuse osakonna juures tegutsema Kaspar Kööp ja seltskonnaga hiljem liitunud Martti Jeltsov. Viimane sai ka teadusagentuurilt Eestisse tagasi pöörduva teadlase toetuse. Lisaks Rootsis õppinud noortele kaasati Fermi asutajana ka teoreetilise füüsikaga tegelev ja IT-sektoris edu ja tuntust saavutanud Mait Müntel. Tema on muuhulgas teinud teadust ka kuulsas Euroopa tuumauuringute keskuses CERNis. Mõned kuud pärast Fermi Energia asutamist firma kaasomanikuks saanud AS Kunda Trans loob täiendavaid huvitavaid seoseid. Firmale, mille tegevjuht on Andres Lume ja nõukogu esimees Lembit Kaljuvee, kuulub nimelt Rakvere Kunda raudteelõik. Seda raudteed on Kunda Trans püüdnud juba mõnda aega edutult riigile müüa. Antud tehingus on Kunda Transi huvides aktiivset lobitööd teinud Viru-Nigula vallavanem Einar Valbau. Vallavanem on juhtumisi ka tuumaenergeetika tulihingeline eestkõneleja, kes sooviks hea meelega näha Fermi jaama asukohana just Kunda rannajoont. Kunda kanti tuumajaama ehitamisel saaks see täna kasutult seisev raudteelõik oluliseks transpordikoridoriks. Tuumajaama ehitus oleks kahtlemata kasulik Lembit Kaljuvee poja Laur Kaljuvee jaoks, kes püüab aktsiaseltsi Eesti Tsement alt taastada Kundas suuremahulist tsemenditootmist. Laur Kaljuvee on vahepeal muuhulgas figureerinud ka Fermi nõukogu liikmena. Tsemenditehas saaks tulevikus müüa betooni naabruses kerkivale tuumajaamale ja kasutada hiljem ka tuumajaama energiat oma tehase töötarbeks. 2021. aasta algul loodi veel üks organisatsioon, mittetulundusühing Eesti Tuumanoored. Selle MTÜ roll on levitada Fermi Energia müüte tuumaenergia ohutusest ja väidetavast rollist kliimaprobleemi lahendamisel. Tuumanoorte üks juhte, Rainer Kelk, tegutseb KBFI tuumateaduse ja tehnoloogia töörühmas, mida kaasrahastab Fermi Energia. Lisaks on Kelk värske kopsaka Fermi õppestipendiumi laureaat. Fermi on oma sõnumite edastamiseks püsti pannud ka esmapilgul eraldiseisva veebisaidi kaasaegse tuumaenergia infokeskus. Samas märgib MTÜ Eesti Tuumajaama Facebooki leht seda uhkelt omaenda koduleheküljena. Portaalis põimuvad ehk kõige nähtavamalt Fermi Energia teed mitme teise hääleka kohaliku tuumaentusiastiga. Nendeks on näiteks KBFI füüsik Andi Hektor, kelle huvi tuumateema vastu teadlasena on mõistetav. Samuti on juba pikalt Fermi sõnumeid aidanud võimendada Tartu poliitik Lembit Kaplinski. Tema reklaamib tuumaenergiat sageli Tartu linnavolikogu sotsiaaldemokraadist esimehena, kuigi erakonnal ühtne seisukoht tuumaenergia osas puudub. Kaplinski ülesandeks on korraldada väikest rahvusvahelist tuumasõprade kampaaniat Stand Up for Nuclear. Selle ürituse üheks levinud võtteks on töötavate tuumajaamade ohtliku ja ümbruskonna elanikele erinevaid tervisehädasi tekitavat kiirgust võrrelda vääralt banaani söömise ohutusega. Teine vabatahtlik tuumaentusiast on erakonna Eesti 200 juhatuse liige Jaak Laineste. Veidral kombel ennast kliimaaktivistiks nimetav Jaak Laineste sai 2021. aasta alguses Funderbeami rahastamisvooru kaudu ka Fermi Energia väikeosanikuks. Inimesed, kui nad ei tea millestki, siis nad kardavad seda. Ja muidugi on olnud kuulsaid mineviku asju selle kohta ja 10 aastat tagasi soovisid nii Tallinna Tehnikaülikool kui Tartu Ülikool avada magistri tasemel tuumaenergia õppesuuna. Fukushima tuumakatastroof 2011. aastal lõpetas toona need plaanid. Fermi Energia on nüüd inimeste mälu tuhmumisele lootes ning investorite laenuraha toel asunud sponsoreerima tuumaenergiat promovat kursust Tallinna Tehnikaülikoolis. Tehnikaülikooli poolelt väljastab Fermit toetavaid sõnumeid näiteks emeriitprofessor Aadu Paist. Temagi toimetas omal ajal MTÜ Eesti Tuumajaama ridades. Lisaks on ta Fermi Energia poolt kinni makstud hiljutise raamatu Tuumaenergia üheks kaasautoriks. Fermi rahastab samuti KBFI tuumateaduse ja tehnoloogia töörühma, kus tegutseb Martti Jeltsov, üks Fermi osanike. 2021. aasta mais, kui valitsus tegeles riigieelarve ulatusliku kärpimisega, esitas KBFI valitsusele ametliku taotluse 1,5 miljoni euro eraldamiseks, et rahastada tuumaenergiaga seotud teadusprojekte. Fermi Energia ümber on loodud terve ökosüsteem teistest organisatsioonidest ja infokanalitest, mille eesmärk on lihtne: luua illusioon laialdasest toetusest Eesti oma tuumajaamale. Fermi Energia siseringi kuulujate arv kasvab pidevalt.
Firma massiivset tuumapropagandat on palgatud vedama Mihkel Loide, kes on endine riigiametite kommunikatsioonitöötaja. Uusima inimesena on nõukogu liikmeks toodud hiljutine ettevõtlusminister ja Sandor Liive ammune kolleeg Eesti Energiaaegadest, sotsiaaldemokraat Liisa Oviir. Kalev Kallemets ja Merja Pukari lõid lisaks eraldi osaühingu Fermi Nuclear Services, mille alt loodetakse hammustada oma osa Paldiski nõukogudeaegse õppereaktori detailide dekomissioneerimise uuringute hankest. Esimesel katsel kukkus hange siiski läbi, kuna kõik pakkumuse tegijad püüdsid lepingu väärtust oluliselt ülespoole kergitada. Seega, kui keegi tuleb teile rääkima Eesti tuumajaama võludest, uurige kõigepealt, kuidas on ta seotud osaühinguga Fermi Energia. Üsna tõenäoliselt on tegemist kallutatud lobistiga.